Tööaeg Evershed Sutherlandi büroos saab olla just sulle sobiv. Kas teadsid, et hetkel töötab meie büroos 7 juuratudengit, kellega on kokku lepitud just tema kooligraafikuga sobiv paindlik tööaeg? Nii saame panustada noorte juurakarjääri ning olla osa Evershed Sutherlandi globaalsest perest, kus töötab enam kui 6000 õigusvaldkonna tipptegijat, rohkem kui 30 riigist üle maailma. Selline võib olla ka sinu karjääri algus. Kuid nüüd on aeg tutvuda tänase kaasusega. Tere jälle, Eva. Kuidas siis sellel korral saan abiks olla? No nüüd on ikka asi täitsa metsas, et meil Lüganuse vallas on 120 hektarine põllumaa, mida siis läbib muldtee ja mille all on siis kogu põldu kattev selline drenaažisüsteem ja see katab siis saagi jaoks vajaliku niiskusrežiimi. Et kui on liiga kuiv, lükkab vett peale, kui on liiga märg, siis saadab vett ära. Ja kui ilma selle pideva toimimiseta, ma ütleks, et meie saagikus on isegi 20% väiksem. Ja ma võin öelda, et meie iga-aastane tulu selle põllu pealt puhas kasum on 100 000. Ja selle põllu kõrval on meil ka siis metsakinnistu. Nii, aga milles siis probleem on? Jah, kohe jõuan. Me märkasime, et 2024 novembris on hakanud seda mullateed, mis siin põllu peal on, hakanud loata kasutama, siis sügavamal metsas olev metsakinnistu omanik AS Metsamehed. Ja nad vedasid siis oma forwarderidega sealt oma metsast langi pealt meie metsakinnistule paiki, kus siis reka selle peale korjas ja ära viis. Üle põllu? Just, üle selle kasutades seda muldteed. Ja aga me hakkasime kohe reageerima. Meie parkisime enda põllutöömasina siia metsa poole, tee otsa ette, et siis üle selle tammi või selle tammitruubi siis saaks metsaveo auto sõita ja siis siia avaliku tee poole, teisele poole me panime kohe betoonblokid ette, et siis rekad ei saaks ligi sellele kohale. Meil ei ole selle vastu midagi, et inimesed kasutavad meie seda metsakinnistut, aga lihtsalt see tee on metsaveo masinate jaoks liiga nõrk. Ja mis edasi sai? Mida siis metsamehed tegid? No, nad palusid määrata siis, et neil on õigus sellele teele juurde pääseda. Kohtusse läksid siis? Nad läksid kohtusse ja palusid, et saaks juurde pääsu sellele, et nad võivad sõita siit üle ükskõik missuguse liikumisvahendiga ja ma ei tea, kas või ööpäeva ringselt. Ja nad taotlesid ka esialgselt õiguskaitset ja nad põhjendasid seda sellega, et kui neil jääb see raie saamata või viimata, siis nende kahju on 15 000. Ja kohus küsibki nüüd meie vastust sellele, mis me sellele vastame. Saan aru. Ja kas ma saan sellest kõigest aru, et põhiline probleem, mis teid häirib, on see, et kui nad kasutaksid nüüd rekkadega seda teed üle põllu, et siis see lõhuks ära selle tee ja selle all oleva drenaažisüsteemi ja siis see oleks teile kahjulik või? Just, absoluutselt. See muldtee, tal pole üldse mingisugust erilist kandevõimet ja kui nad lõhuvad selle drenaaži ära, siis esiteks selle tee ehitamine läheb meile maksma 50 000. Ja kui me ei saa seda drenaaži kasutada, siis langeb saagikus kohe, ma arvan, umbes 15%. Ja mis kõige rohkem ajab pihale, on see, et tegelikult on olemas siin alternatiivne tee, mis tegelikult on väga kandevõimeline ja praegusel ajal kasutab seda isegi täpselt samal eesmärgil AS Puidumagnaat oli, jah, just. Okei, mulle tundub, et siin on esimese asjana vaja sellele esialgse õiguskaitsele vastata. Et ma küsin materjali kindlasti juurde, aga teeme selle ära, hakkame pihta. No just, enne kui nad selle täiesti pekki keeravad.